Meil on inimesi, kes suudavad edukalt paberi ja pliiatsi pinnalt asjad selgeks saada. Ja meil on väga palju õppijaid, kes tegelikult taipamiseks vajavad teatud näitlikustamist või rakendust, et ma teen läbi ja mul selle pinnalt tekib see taipamine. Ja siin me jõuamegi otsapidi selle sama kutsehariduseni. Ehk et me tänase põhihariduse käigus kipume arvama, et õppijad on hästi standardsed ja ühetaolised, aga nad on väga erinevad. Ja nii me näemegi, et kui juba 3. kooliastmes, mis on siis 7, 8, 9 klass, kui see õppija nii-öelda oma huvid hakkavad võib-olla rohkem nagu pinnale kerkima ja kui kool ei paku huvide põhjal võimalust teha näiteks valikuid, siis see õpihuvi võibki kaduda, sest ma teen midagi, millest ma ei saa seda eneseteostust, ma ei saa eduelamust ja on väga palju neid noori, kes põhikoolist mõnes mõttes nagu vabanevad süsteemist, täna me võimaldame seda ja ta ei taha õppida, sest me ei ole andnud talle seda head õpikogemust. Ta hakkab süsteemi vastu mässama nagu rebeliks. Ja tegelikult on see hästi ohtlik, sest et see ei ole ainult põhihariduse järgne nagu kohene jätkamine. Olles ise ju, nagu ma mainisin, väga pikalt olnud koolijuht ja töötades ka täiskasvanud õppijatega oma viimases koolis palju, kui palju ma nägin täiskasvanud inimesi, kes tulevad ja tegelikult said 40-aastasena näiteks õppima hakates üle mingisugusest koolitraumast. Lapsepõlve traumast. Ehk et õppimine peab olema positiivne kogemus ja õppimine peab olema selline, kus õppija tunneb, et ta teostab, ta areneb, ta saab teha seda, mis teda käivitab. Ja siin me ka näeme, et mis on meie nii-öelda põhiharidusega paralleelselt siis aidanud neid õppijaid, kes ei saa põhikoolis oma huvide pinnalt adresseeritud, on huviharidus. Väga palju sünnib ka kutseharidusse minemise valikuid tänu huviharidusele. Et need samad poisid, kes toimetavad automodelismis näiteks või kes käivad robootikas, et meil on nii suur hulk huvitegevust, mis tegelikult sildab seda edasiõppimise valikut, sest et põhikoolis me räägime üldjuhul ainult edasiõppimisest väga teoreetilises plaanis, me ei tutvusta erinevaid ameteid, erinevaid elualasid, me ei anna võimalust isikustatult läbi teha, et mul võib olla ettekujutus, et ma ei tea, ma kindlasti tahan kokaks minna, eks ole. Ja siis, kui ma olen selles palavas köögis ja kui ma teen neid toiminguid seal, võib-olla ma saan aru, et mul oli selline romantiline ettekujutus, et tegelikult ma ei taha kokk olla. Aga kui me ei võimalda neid isikustatud taipamisi, siis sünnivad valed valikud. Ja kui me üldse ei adresseeri ega anna võimalust nendest taipamisteks ja ütlemegi, et meil ongi puhas põhiharidus, akadeemiline, kõikidel ühetaoline, siis mingid õppijad tunnevad, et süsteem ei ole neile, aga süsteem peab olema kõigile. Ja see ongi see valikute rohkus, mida me peame sisse tooma, mis tõttu ma tavatsen ka öelda, et kutsehariduse proloog on üldhariduses. Ja kui me seda proloogi pole, siis see on nii nagu, ma ei tea, nagu raamatut, sa hakkad keskelt lugema, sa tegelikult ei saa nagu aru, mis asi see on, et sa pead sisse juhatama ja me peame siin ka selle peale mõtlema nii, et mõnes mõttes kutsehariduse reformi siirded on haridussüsteemis igal pool ja nad peavad olema üldhariduses. No kui mina enda põhikooli hariduse peale mõtlen, siis põhimõtteliselt see nagu valmisolek karjääriks või karjäärivalikuks sisuliselt piirdus sellega, et mul oli ühiskonnaõpetuse või inimeseõpetuse tund, kus tehti test, et kelleks sobiksid tulevikus ja see oli ainukene tegelikult, mis päriselt andis noorele aimu, et kelleks ta võiks üldse isiksusena sobida oma hobide poolest, eks ole. Ja tihtipeale piirdus ka see lihtsalt ühe paberi testiga, kus siis õpetaja andis sulle mingi tulemuse ja ta ei selgitanud lahti nagu individuaalselt, et miks see testi tulemus oli selline, nagu ta oli. Kuigi täna värbamist vaatame näiteks, et kui sulle tehakse isiksuse test, siis värbaja võtab pool tundi ja selgitab, et mis see test sulle näitab, et sa saaksid päriselt aru isegi täiskasvanutele ja noortele me tegelikult ei teinud seda või vähemalt minu ajal ei teinud, ma ei tea, kuidas tänane seis on. Et mul on väike laps kodus, loodetavasti selleks ajaks, kui tema kooli läheb, see asi on muutunud. Aga Tiiu, räägi natuke sellest, et kui sa vaatad nüüd seda spetsialisti, noort meistrit, kes on oma ala siis see koorekiht teie võistlustel. Kas, nagu Triin mainis, et kas see inimene on tavaliselt nagu lapsest peale juba nagu kogu aeg teinud mingit asja, näiteks mudelid autodega mänginud ja hobiringides käinud ja siis ta lõpuks valib mingi mehaaniku eriala ja tuleb teile ja särab. Või on võimalik ka nii, et ta pärast põhikooli otsustab, et nüüd ma tahan selle asja selgeks teha ja olen tippspetsialist? On mõlemat varianti ja ma võib-olla tooksin mängu siin selle, et meie tegeleme siis kutsemeistri võistlustega, kus me paneme nad ikkagi väga sellises pingelistes tingimustes. On see siis aeg,
rahvamassi ümberringi, telekaamerad ümberringi võistlema ja see ei ole igaühe jaoks. Et lihtsalt see võistluspinge võib oma rolli mängida selles, et ma olen küll koolis väga hea õppur omal erialal, mul on praktikal väga hästi läinud, kõik usuvad minusse, aga võt see pinge on see, mille all ei suuda töötada, et see on hästi selline inimesest või isiksusest sõltuv. Aga võistlustel, kes meil jõuavad tippu, on ikkagi mõlemad selles suhtes, et kes on tulnud sellise pika liini pealt ja on pidevalt selle eriala keskel olnud, aga on tõesti ka neid, kes on mõtlenud, et ma proovin seda eriala ja mul on siuke pealehakkamine, et ma lähen võistlustele ka, sest võistlustel me püüame rakendada seda, et me ei korda seal täpselt neid samu asju, mida tehakse koolis või millega lõpevad õpingud kutseeksamil, vaid me ikkagi astume sammu kõrgemale, kasutame hästi palju eeskuju ja elemente meie rahvusvahelistelt võistlustelt, erinevaid ülesandeid, erineval tasemel ülesandeid, et natukene ikkagi rohkem proovile panna ja selgitada välja, kes ikkagi on parimatest parimad. Et me teame ju, et võistlustele ikkagi iga kool saadab oma nii-öelda kõige pädevamad, aga meie keerame sinna vinti veel natukene nende võistlusülesannete tasemega peale, et vaadata siis, kes ikkagi see tipp on. Jaa. Sellest rääkides, et see koorekiht nii-öelda, Triin, kas on võimalik üldse niimoodi, et kõik inimesed, kes lõpetavad kutseharidus, on nagu koorekiht, sest et kui mina tööandjatega suhtlen, siis väga paljud tööandjad ütlevad, et et nad lõpetavad kutsehariduse, need noored, ja nad tegelikult ei ole valmis tööturule tulema, et nad võib-olla oleksid valmis assisteerivaid ülesandeid tegema, aga mitte siis päriselt spetsialist olema. Et kas on üldse nagu, see unistus kindlasti on, et me jõuame sinnamaani, kus kõik lõpetavad ja nad on valmis tööturuks, aga kas see on päriselt võimalik? Ma arvan, et nii palju, kui on inimesi, on erinevaid valmidusi, et kindlasti on neid, kes tõesti võib-olla ongi hakanud aegsasti nii-öelda, nad on hästi kutsekindlad, nad õpivad, nad käivad võib-olla paralleelselt tööl, võtavad praktikat hästi tõsiselt. Ehk et on seda koorekihti, on neid, kes küpsevad, on neid, kes tegelikult kutsehariduses olles saavad aru, et vale valik oli. Et need on hästi erinevad teed ja ma arvan, et tegelikult on sama ju ka gümnaasiumist ja kõrgkoolist tulijatega, et see on hästi inimeses kinni ja pigem ongi see küsimus, et mis on need, et üks on see oskuste pool, konkreetsete kutseoskuste pool, kus ma võib-olla isegi natukene arvan, et see on selline ohtlik tee, et me tinglikult nii-öelda treime sellest lõpetajast täpselt nii-öelda sellise kujuga nagu elementi, mis sobitub täpselt sellesse auku seal tööturul. Et aga nii nagu me tegelikult alustasime, et need tööturu nii-öelda need vakantsid, need muutuvad